Ega enne vist tõsiseltvõetav automotiivi YouTuber ei ole, kui PC Coile ei unboxi. Nii et siin nad on. PR-seeria nagu karbi peal kirjas, ehk siis täiesti tavaline street komplekt. Midagi kangemat mul vaja ei olegi. Ja oleks lihtsalt, kui enam lamava politsei peale kõhuga kinni jääks. Ega ma tegelikult teisi brände isegi ei vaadanud, sellepärast, et kõik, mis on alla 1000 euri, on lihtsalt värviline Hiina saast ja päris asjad nagu KV ja HR hakkavad alates 1500 pihta. Nii et PC, mis üllataval kombel on ainult positiivsete reviewdega, siis valik oli tegelikult suhteliselt lihtne. Esimesed sellised. Taga ei ole true coilover, sellepärast et E30 ja Z3 kere ei võimalda seda, ilma et koopaid ümber ei teeks. Seega siis jah, taga on nagu originaalis vedru ja mort on eraldi tükid, sest koobas on nii palju kitsas, et see vedruga koos amort sinna lihtsalt ära ei mahuks. Ees on ka kohe kaasas camberplate'id ja tagumised tugilaagrid on ka küljes, nii et neid ka eraldi uusi ostma ei pea. On kohe komplektis, väga hea boonus. Tellisin nad 2.8 või 3.0 mudelikoodi järgi. Seda selleks, et kui kapoti all on 2 silindrit rohkem, siis on ka ilmselt raskem. Ja kuna mul on seal 4 silindrit rohkem, siis pigem tundus mõistlikum võtta komplekt, millel loodetavasti on siis veidi jäigemad vedrud ja võiks minu kaalulisaga paremini toime tulla. Ja okei, kaasas on ka veel stabika kondid ja nüüd ma saangi aru, arvestades kui pikad need on, nüüd ma saan aru, miks tootekoodid on erinevad. Nimelt 2.8 ja 3.0 puhul stabika kont kinnitub otse amordi külge ja alt siis parda enda külge, aga minul 1.8 puhul on kont selline pisike jupp, mis ei kinnitu mitte amordi külge, vaid hoopis õtsa külge. Nüüd ma saan valida, kuidas pidi ma selle lahendan. Nüüd aga siin dokumentatsiooni juures tegelikult oli mul veel üks väike kotike, mis ei olnud amortidega kaasas, mis ma ise eBay'st tellisin. Need on siis E30 maailmas tuntud kui Upper Shock Mount Reinforcement Plates. Ühesõnaga, mis on E30 põhiviga taga, on see, et kuna amordi top-hat on ülevalt 2 mutriga ainult kinni ja amordi kannuplekk ei ole kuigi paks, siis kui ta selle telje pealt on seotud ja auto sõidab ja amort kogu aeg liigub, siis toimub seal päris suur läbipaine ja lõpuks võib tekkida isegi olukord, et see murdub läbi kere. Nii et selleks on lihtsalt sellised laserlõigatud singitud plaadid, mis salongi poolt paned peale ja tõmbata sandwichiks sinna pleki vahele kokku, lisab veidi jäikust. Muus osas aga nii palju, et vahepeal on viimasest suuremast ehitamisest möödunud umbes täpselt 2 kuud ja ega liiga palju ära pole teinud. Võiks öelda, et fookus on veidi nihkunud. See muidugi ei tähenda seda, et suvel sittagi teha ei viitsi ja kogu aeg tahtsin mussi mängida. See on ikkagi projektiga seoses ka. Mida ma siis fookuse kadumise all mõtlesin, oli see, et esimeses videos mainisin ka, et faas 1 selle auto puhul saab olema see, et teeme mootori vahetuse. Ja kui see on edukas ja asi sõidab nii nagu peab, siis tuleb stage 2 ja selle käigus teeks siis välimuse korda ja ka veits upgrade. Aga mingil kehval põhjusel olen ma liiga palju marketplace'is viimasel ajal aega veetnud ja ette on jäänud nii mõnigi Z lammutamiseks, täpsemini 3 siin viimase poole aasta jooksul. Nii et kogu raha, mille ma oleks võinud mootori ruumi panna, olen ma pannud siia põrandale. Z3 whitebody, kuidas ma ütlen, conversion, et kes siis ei tea, Z3-sid tuli välja 4 keretüübis, lahjad rida 4, pre-faceliftis said endale narrowbody, kõik rida 6 widebody, siis Z3M, mis oli samuti widebody ja millel facelifti ei tulnudki, ja siis facelift ehk LCI, kus kõik mootoritrimmid said widebody, aga siis kerekuju teataval määral muutus ja mitte suunas, mis mulle meeldiks. Kui ma siin aastaid tagasi endale seda doonoritki valisin, siis ma teadsin kohe, et kas ma võtan narrowbody või pre-facelift widebody, aga kindlasti mitte LCI-d, sellepärast et mulle meeldib just Z-i puhul see lihtsus disainil, kuidas igal pool on ühtlased kumerad jooned või sirged triibud nagu esistange juurest läbiv joon kapoti alt
ja tagatulede juurde on hästi lihtsad geomeetrilised kujundid. Nüüd aga LCI-l rikuti see veits ära. Ma saan aru, mida üritati teha. Taga lisati juurde hobusepuusad, ehk siis ma saan aru, see tuli BMW 507-st, millele see väga sobis, klassikaline roadster, aga 90-ndate disaini juurde see minu arust väga hästi ei lähe. Ja samuti muutus tagatulede kuju liiga keeruliseks minu jaoks. Nii et kuna mulle sattus see kõige lahjem versioon ja narrowbody ja nüüd ta enam varsti ei ole enam nii lahja versioon, siis ainuõige lahendus oleks whitebody conversion ära teha. Ja ütlen kohe ära, mitte M-i replika. Nii et vaatame, mis siin on. Tiivad ongi Z3 M-i pealt. Kui nüüd vaadata siit tagastange joont ja aru saada, et kui palju siis asi laiemaks läheb, siis praegu tagastange lõpeb ära kuskil selle koha peal. Ehk siis mingisugune 2 sentimeetrit lähevad tiivad laiemaks. Ja selleks, et need laiemad tiivad külge panna, peavad olema ka laiemad karbid. Siit tagant täpselt samamoodi. See on tagant tõus koopa juurde, muidu on ta siit 2 sentimeetrit seespool. Need on teise auto pealt ja üldse facelifti pealt. Tuli välja, et facelifti karbid ja pre-facelifti whitebody karbid on sama tootekoodiga ning seal viimasena taga on siis kolmanda auto pealt on 2.8 tagastange ja see pidi olema ilmtingimata just 2.8 pealt, sest olgugi, et M ja 2.8 kasutavad samu tiibasid, on M-il suur eripära see, et number asub M-il tagaluugi peal. Kuigi mina isiklikult ei ole kunagi olnud nagu fänn sellel, kui autol on ükskõik mis auto, olgu see Euroopa auto või Jaapani auto, mulle alati meeldib, kui number asub võimalikult maa ligi ehk stange peal. Nii et siit tuleb ka esimene suur erinevus, miks ma ei tee temast M-i koopiat. Ja mis puudutab esistanget, siis esistangega sama lugu, ei hakka ma otsima M-istanget kahel põhjusel. Põhjus number 1 on see, et minu jaoks on tal liiga smiley face disain ja põhjus number 2 on see, et M-il ei olnud udutulesid, aga mulle hullult meeldivad minu kollased udutuled. Nii et esistange jääb sama, mis mul oli, tagastange tuleb 2.8, nüüd väikse erinevusega, et kuna M-il on taga ikkagi 4 toru, 2 ja 2, olgugi, et nad on veits rohkem keskel koos, siis mul on plaanis sellele stangele sinna peegelpildis lõigata samasugune ava juurde. Sellega muidugi kaasneb järgmine probleem, sellepärast et täpselt tolle koha peal asub minul varurattakarp, kus on aku. M-il on aku taga keskel. Selle probleemiga tegeleme tulevikus. Mis siis veel keredetailidesse puutub, kui me juba sellest räägime. M-i peeglid, millest ma rääkisin esimeses osas, need on juba ammu küljes. See oli suhteliselt selline necessary buy, sellepärast et tavakerega autode peeglid lihtsalt lagunevad ära. Ja puudu on mul veel küljevõred ja M-i badge'id ma luban, et ma kustutan ära sealt ausalt. Nii et siis kokku peakski tulema selline igast versioonist midagi. Natuke M-ist, natukene rida kuutest ja natukene enda loomingut. Peaasi, et lihtsalt saaks selline, nagu ma tahan. Ja mis kõige olulisem jupp, mille ma veel hankisin enda autode pealt, on midagi sellist, mida ma arvan, et ükski Bemmi-tuuner isegi ei mõtle vahetada, aga ma ei ole nagu teised tüdrukud, on keskmine tahavaatepeegel ja räme oluline upgrade. Sest kuidas ma saan vaadata kaugustesse sellega, kui on olemas see? Seega mul peaks nüüd kõik vajalikud jupid olemas olema, et kunagi kaugus tulevikus kerega heaks teha, aga hetkel on nii, et need lähevad nüüd kilesse ja keldrisse peitu ja aasta või 2 prooviks mitte selle peale rohkem mõelda. Nagu öeldud sai, siis viimasest suuremast ehitamisest on möödunud umbes täpselt 2 kuud. Midagi tegelikult olen teinud ka, nipet-näpet siit-sealt. Kõigepealt nii palju, et mootor on jälle vahele tõstetud korraks ja ajutiselt. Nagu eelmises videos mainitud sai, palju silla ja kereosi läksid pulbervärvi, need on nüüd värvimisest tagasi. Nüüd ei saa arugi, et oleks siia uued paidad-allad keevitanud. Tundub nagu teha. Ühe asja tegin siin veel ja miks ma üldse tegelikult selle mootori praegu vahele tõssin, oli see, et ma ei olnud ikkagi 100% rahul, kuidas mootor siin istus. Et nii palju, kui ma teda ikkagi timmisin, siis parempoolne pänk istus 5 mm madalamal kui vasakpoolne. Nüüd selleks ei teinud ma mitte midagi muud keerulist kui treibing käima ja üks lai roostevabas seib, 5 mm paksune, paistab siit ka. Ja see nüüd tegi mulle täpselt selle, mis ma tahtsin. Mootor istub ilusti loodis ja siia poole isegi tekkis pool sõrme ruumi juurde, võiks öelda. Liikudes nüüd auto alla edasi, oli mul põhja all veel hambaharja treatment tegemata. Sai põhi ka ilusasti ära pestud. Tulid ka välja mõned kahjustused. Eks on ikka auto põhja peale
käinud ka, aga nii juhtub, kui on amordid 27 aastat vanad, nagu mul nad olid. Nende kahjustustega midagi tegema ei hakka, las need armid jäävad mälestuseks. Mis ma siin aga tegin juba korda, on samast põhjusest tulenevalt, kuna piduri ja kütusetorustik on praktiliselt kõige madalam asi sellel autol, siis juhtub see, et kui põhi vastu maad käib, siis ratsib need torud ära. Mul õnneks kõik torustik on terve, küll aga oli see tagumine kandur täiesti pilbasteks. Need jupid leidsin ma eBayst, vahetasin ära ning kui juba siin olin, siis vahetasin ära ka kütusefiltri. Siis liikusin edasi tahapoole. Kuna kütusepaak juba oli maas, siis tundus igati mõistlik profülaktika mõttes kütusefilter ära vahetada. Võtsin Finjectorist korraliku Boschi pumba, et ei peaks sinna paagi sisse enam kunagi ronima. Muidugi pumpa saab vahetada ka salongi poolt, asub ta täpselt kõrvalistoe seljatoe taga, aga kuna tegemist ei ole tavalise sõiduautoga, kus pumba assembly istub paagil otse peal, nii et isegi kui paak on täis, saab ta välja tõmmata, on ta roadster tüüpi autol pigem ees, nii et selleks, et teda vahetada, tuleb paak täiesti kuivaks sõita või tilgatumaks imeda. Nii et see ka tehtud. Läkski paak juba külge tagasi. Paagi vitsad said samamoodi pulbris ära värvitud ja siis ei olnudki enam midagi muud kui differ ja tagumine poolraam omavahel kokku, puksid otstesse sisse ja seegi paika tõstetud. Et differ on nüüd jälle paigas ja käigukast ja mootor on ka lõpuks 100% omas asukohas. On mul lõpuks võimalik valmis teha kardaan sinna otsa ja sinna otsa. Aga enne kui hakkame kardaani tegema, lähme veel korraks tagasi sinna laua juurde ja vaatame teisi värvilisi asju ka. Õnneks ei veidi raha alles olulisemate asjade jaoks ka. Aga enne veel, kui ma nendest punastest elevantidest siin toas räägin, annan sõna tänasele sponsorile, kelleks ei ole keegi muu kui mina ise. Nimelt, mõned juba teavad, paar aastat tagasi tulin väikse niši toote peale. Teen Z3-le esitule lüliteid alumiiniumist. Siuksed asendustükid plastikjupi asemel. See ilmselt teid väga palju ei puuduta, sest ma kahtlen, et kellelgi teisel veel siin set on, kes praegu vaatab. Küll aga tegin ma hiljuti väikse proovirunni käigukangi nuppe, mis on tunduvalt universaalsem toode. Nii et ei puuduta ainult ei Z3 ega BMW-d, vaid kõiki pille, millel on 14 mm shaft. Ei hakanud eraldi kõiki versioone unboxima, aga põhiliselt on kaks mudelit. On tüüp 1, mis on lambipirnikujuline ja tüüp 2, mis on selline vähe nurgelise moodsa disainiga. Mõlemat versiooni on saada nii lihtsalt treitud kujul kui anodeeritud mustana ja mõned üksikud on siis ka veel nii, et sai treitud kruu sisse ja pandud kas Alcantara või pruun nahk või must nahk või pervonahk. Kaheosaline disain. Esimene tükk käib seade kruviga shafti külge kinni, ilusti logo ka peal ja siis keerad nupu otsa ja nii lihtne ongi. Nii et nagu ütlesin, siis 14 mm võllile käib. Kõik erinevad versioonid on eBay's näha ka eraldi piltidega, küll aga ärge eBay lingi läbi tellige, sest sealt lähevad vahendustasud ja muud asjad, nii et pigem libisege mulle DM-idesse, kas All Things Instas või mu enda nimega Facebookis. Nii et kui tahad Z-ehitust kuidagimoodi toetada, siis mingisuguseid logoga pusasid mul ei ole. On nupud, kui sobib su autole väga hästi, kui sobi osta niisama riiulisse. Aga kui ma siit mõned suudan ära müüa, siis seda rutem see mootor ka häält teeb. Tänan tähelepanu eest. Niisiis, siin laua peal peaks olema kõik, et panna see auto taas veerema ja põrkama. Küll aga on siit puudu kaks osakonda, roolimine ja pidurdamine. Roolimine on puudu sellepärast, et rooli otsi küljest võttes selgus, et latt vajab vahetusteenust, kummid olid õli täis ja ma ei hakanud rooli otsi enne ostma. Ja miks ei ole siin mitte ühtegi pidurikomponenti, selleks on põhjuseid väga mitmeid. Üks on see, et kõik pidurikomponendid olid väga heas seisus, kulumisjälgi rante ei olnud, kettad sirged, klotsid head. Kaks on puhas uudisimu. Ma tahan teada, kuidas need 1.8 pidurid toimetavad nüüd uue mootorikomplektiga. Kas tõesti jääb pidurdusjõudu puudu või tegelikult kõik töötab endiselt normaalselt. Ja kolmas põhjus, mis tegelikult nagu kõige reaalsem põhjus on see, et ma tahaksin pidurit teha ka hästi põhjalikult ja korralikult, ehk siis hankida mingisugused suuremad kettad, ilmselt Brembo sadulad ja siis on vaja mingisuguseid adaptereid ja nii edasi ja nii edasi. Nii et see tõmbaks tugevalt pidureid, pun intended, mootori käimasaamise ja esimese sõidu
ning ka võimaliku ketsi tegemise osas. Ehk siis pidurid jäävad praegu tagaplaanile, pealegi pidureid on nii lihtne igal hetkel võtta ja teha ratas alt ära ja esimesed asjad, mis vastu vaatavad. Keskenduks komponentidele, millele nii lihtsalt ligi ei pääse, teha kõik kaugemad asjad praegu ära ja vaatab neid pidureid siis, kui aeg on õige. Nii et jah, esimene asi. Sander, punane ei ole OEM ju. Ei ole jaa, aga tahtsin punast ja sain punase. Kõik need mustad ja punased asjad on siin, nagu öeldud sai, pritsitud ja pulber värvitud ning finiši lasin teha sellise mõnusa Factory Fresh mati nii mustal kui punasel. Taga on stabikad, Strongflexi puksid juba küljes, kandurid värvitud. Liikudes siin edasi, tagumised õõtsad lasin värvida alates keevisest, kus valutükk läheb üle torusse. Seda põhjusel, et käänmikud ise, olgugi et on aastast 97, on täielikult spotless ning see oleks lihtsalt värvijatel, pritsijatel nii palju lisatööd olnud kõik keermeavad ja laagriavad ja kõik kinni katta, nii et lasin neil sellest keevisest kinni katta ja värvida ainult keevisest raami poole. Sama aga ees lasin värvida ainult õõtsad ning käänmikud on jällegi piisavalt heas seisus, et hakata neid üle tegema. Pealegi näha ei ole niikuinii sealt mitte midagi. Tagumised rummud lähevad vanad, sisse SKF-i laagrid, puksid, esialgu panen tavalised sirged, punased versus kollased, tähendab seda, et kollased on 10 ühikud lihtsalt jäigemad, aga antud juhul, miks on need kollased ja teised punased, on see, et teine komplekt on eksentrikud ja eksentrikutel läheb see puksi materjal nii õhukeseks, et punasest jääks see lihtsalt liiga sült. Aga nagu ütlesin, siis esialgu panen ma otse läbi puksid ja eksentrikute peale saab iga kell minna, kui keegi mulle sillast endis ütleb, et jube halb kokkujooks on, et midagi on vaja kiiresti teha. Esialgu läheb see riiulisse. Liikudes nüüd ettepoole, siis esimesed käänmikud on siin, lähevad meilelaagrid, mis esimeste õõtsade šarniire puudutab, siis alla Lemförderi ei tohi midagi panna. Olen kuulnud. Mis nüüd puudutab tagumisi stabikakonte, siis see, mida te siin praegu vaatate ja maksab 5 eurot, läks mulle maksma umbes 2 tundi per tükk. Ehk siis Strongflexi kitis olid kaasas ainult puksid, mitte kondid ise. Ja et need vanad siit kätte saada, oli päris palju tööd. Esiteks ei saanud neid välja pressida ja siis, kui ma pooleldi nad välja pressisin, siis selgus, et vanad puksid olid siia sisse liimitud ja siis ei saanud teda kuidagi muud moodi kätte, kui põlema panna ja siis kõik kleepus ja nii edasi ja nii edasi. Lõppude lõpuks ma mitte kellegi ei soovita vanadesse kontidesse panna uusi pukse, aga nüüd on see tehtud ja sellega on nii. Video alguses rääkisin esimeste koilide erinevusest. Üks oli see, loodan, et esimesed vedrud on jäigemad, kuna on mõeldud suurema mootori jaoks. Ega teine asi, mille peale ma kohe ei mõelnud, oli see, suurematel mootoritel kont kinnitub stabika külge ülevalt poolt, mitte nii nagu minul on. Mul on siin Lemförderi tükk olemas. Ma nüüd teen auto küljes proovi, ma panen ühele poole pika ja teisele poole lühikese ja vaatan, kas üldse need pikkused ja asjad sobivad. Nüüd aga võiks kuskilt otsast hakata kokku panema. Esiosale ilmselt teen lihtsalt mock-upi, et näha, kus mis läheb täpselt ja kas veel on midagi puudu. Aga kuna mootor käib mul veel mitu korda sisse-välja ja mootor käib koos sillatalaga, siis ma ei saa alumisi õõtsi jäigalt kinni panna. Ühesõnaga see jääb kõik ette, seal teen lihtsalt mock-upi, aga tagaotsa saab hakata järjest komplekteerima juba jäädavalt. BMW-ga on ikka tunduvalt parem sõita, kui teda remontida või juppe vahetada on. Läks umbes 3 tundi, et kõik puksid ja laagrid paika saada. Esimesed rattalaagrid sügavkülma abiga kukkusid praktiliselt ise otsa. Tagumised samamoodi viskasin sügavkülma ja läksid pressi vahele. Paras ukerdamine, sest piduriplekid peavad nii ees kui tagapool olema enne paigas, kui saab laagrid panna ja see tekitab suure ruumi probleemi seal pressi ümber. Ja siis esimesed õõtsad. Nüüd saan ma aru, miks tavaliselt õõtsad vahetatakse koos šarniiridega ühes tükis, sest nende paika pressimiseks peab olema BMW-st ostetud speciality tool või siis ise midagi välja mõtlema. Aga poest punaseid õõtsasid pole, nii et mis mul muud üle jäi, tuli ise komplekteerida. Nüüd saab siis lõpuks hakata kokku laduma. Juhei! Vasakpoole mock-up siis selline. Siin on nüüd näha Lemförderi stabika kondiga. Ehk siis nii, nagu mul stokis oli. Kont alt kinnitub õõtsa külge ja lühikese kondiga on ta siis ühendatud stabikaga. Sellise lahenduse puhul on ta ilusti mul nüüd püstloodis, sest kui ma stabika kinnitusi siin kevadel keevitasin, siis ma arvestasin sellega, et nad oleksid ilusti kohakuti.
nüüd aga vaatame teisele poole, kus ma tegin mock-up'i koilidega kaasas olnud stabikaga, mis on mõeldud siis kas 2.8 või 3.0-le. Mingil põhjusel siis on see sidumine tehtud hoopis üles suunas, aga probleem on nüüd siin selles, stabika varda kinnitus ei ole enam mitte amordi teljesihis, vaid on siin tagapool. Seega stabika enda kinnitus peaks olema justkui tagapool, et ta töötaks püstloodis. Ehk siis see variant, mida ma arvasin algselt, et ma kasutan, seda ma siiski ei tee, jäävad riiulisse. Väga palju tunde nüüd hiljem, võib-olla on isegi uus päev, võib-olla ei ole, aga koledad roostuspidurid on tagasi küljes. Nagu siis ütlesin, nendega praegu ei tegele, las nad olla. Rikub veits üldmulli ära, aga vahet ei ole. Oluline on see, et kõik muu põhja all läigib. Ja võibki öelda peaaegu, et tagasild on komplektne. Puud on praegu veel ainult pool teljet, sest ühe pool telje sisemine kumm oli natuke katki ja lekib, tuleb ära vahetada. Aga kuna diffri flantsid on sama mõõduga nagu vanal diffril, siis on nad bolt-on lahendus ja hetkel ma ei mõtle jämedamate peale. Vaatab, oluline, et saaks hetkel lihtsalt sõitma. Selgus ka üks väike probleem, mille peale oleks võinud siin tagaotsa ehitades mõelda. Nimelt tagumisel stabikal on siis ees siuke väike kaar ja see kaar oli selleks kliirida diffri kandurit, aga mina ju tegin teise kanduri juurde, mis tähendab, et nüüd stabikas külge ei sobi. Nii et selleks pean ma proovima nüüd seda painutada, et see tagumine kontuur sümmeetriliseks teha. Kas see ka välja tuleb, seda ma ei tea, kui tule välja, siis tuleb lihtsalt vist ise mingi uus asi välja mõelda. Aga jah, nagu öeldud sai, siis taga on koos. Racing punane on väga ilus. Brembo värvikoodiga järelikult nüüd pidurdab ka paremini. Nii et mõtleb, mis selle stabikaga teeb. Hetkel viskab ta kuhugi eest ära ja hakkame hoopis kardaaniga tegelema. Need jupid oli mul tegelikult juba sügisel olemas või noh, endast alumine tuli selle auto küljes, ülemine E60 või E61 oma, kuna kasti flantsi mõõt sama nagu minu uuel kastil, ehk siis mul on vaja võtta selle kardaani ots, mõõta sellel kardaanil välja, kui palju peab olema esimene osa lühem, kast on siinpool, eks, kuskil 10 senti on kast tagapool võrreldes vana kastiga, teha siia üks lõige, võtta siit, teha mingisugune hüls ja keevitada kokku ja viia tasakaalustamisesse. Tagumise osaga ei pea ma midagi tegema tugilaagrist tahapoole, sellepärast et flantsi kaugus ja flantsi mõõt on täpselt sama uuel ja vanal diffril, siis see jääb kõik samaks. Vahetan ära ainult tugilaagri, uus on olemas ja uus kuibo on ka olemas ja siis tasakaalustamisesse ja ongi valmis. Võtsin nüüd laua peal vana kardaani mõlemad pooled omavahel lahti, vahetasin keskmise tugilaagri ära ning boltisin tagant diffri külge kinni. Nagu öeldud sai, siis tagumine osa jääb kõik täpselt sama nagu oli. Eest panin kuibo külge, boltidega ilusti kinni, et oleks lõplik asend ning samuti ka käiguoovastikku, et näha, kas mul clearance'id ja asjad ka oleks ilusti olemas. Nibin-nabin kliirib ära siit kuibo nende kõige teravamate kohtade pealt, nii et võib-olla igaks juhuks lasen relakaga veits nurgad maha, et kindla peale vastu ei läheks. Nüüd ei olnudki muud, kui mõõtsin ära kardaani lõpliku pikkuse, mis siia vahele teha tuleb ja märkisin maa peal ära, et kust ma enam-vähem võiksin lõiked teha. Ja ongi aeg lahti lõigata. Tegin siis täpselt nii, nagu plaanis oli. Lõikasin enda vanal torul otsa maha, umbes täpselt nii kaugele, et mul jääks piisavalt mänguruumi. Lihvisin otsa sirgeks, faasisin ära ja värvi maha. Ja siis võtsin E60 tüki, panen siia pildi, mis ma temaga tegin, aga lõikasin ta maha sealt kohast, kus ta oli kõige kitsam ja läks üle laiema koha peale. Ja siis selgus, et selle diameeter, välidiameeter on 7 millimeetrit väiksem kui pikatoru sisemine diameeter. Siis oli vaja teha hüls, aga kuna 3,5 millimeetrise paksusega hülsi ma ei suuda treida ilma, et ta vilisema ei hakkaks, siis ma tegin nii nagu selle pildi peal nüüd see parempoolne tükk, ehk siis siseava tegin täpselt selle mõõdu peale, mis siin on, pressisin ta otsa siia, jätsin ta ka veidi pikema, et ma saaks seest keevitada, nii et tegin selle hülsi valmis, väljast jätsin originaalmõõdu, mis iganes ta oli, punktisin seest 3 punktiga, punktisin väljast 3 punktiga, siis võtsin ta niipidi treipinki, avastasin, et ots oli treimata teha, sest sellel valutükil, nii et kõigepealt pidin selle otsa treima kontsentriliseks selle poolega ja siis sain ta võtta uuesti niipidi pinki ja nüüd juba teha siis lõpplõike, mis on täpselt nüüd välidiameeter sama, mis selle toru sisediameeter. Proovima autol teha ei saa, sest see mul nii täpselt tehtud, et see läheb siia kummijaabriga lüües otsa, nii et arvutan
arvutuste kohaselt peaks nüüd pikkus täpselt õige olema. Kõigepealt keevitan siit seest kinni, siis keevitan siit väljast kinni. Siit on hea keevitada just sellepärast, et siis ma seon ära nii selle valutüki, enda tehtud tüki kui ka varasemalt friktsioon keevitatud toru. Ja siis kõige lõpus teen siia välja selle õmbluse. Kindlasti on ka teisi mooduseid, aga see oli see, mille peale mina tulin. Tegelikult valetasin, sain küll proovida kokku enne lõplikku keevitamist. Pidin ainult ära keevitama selle sisemise hülsi tagant otsast, sest nüüd, kui ma omavahel kokku panin, siis äärmisel juhul saan ma ta veel otsast ära peksta, kuigi ta läks ilge jõuga siia. Aga tundub, et ei pea. Kõik ilusti sobib. Tagant kiirasin mutri vastu, ees panin vastu kuivat. Siin on siis need 2 tegemata õmblust veel. See, mis seob 3 tükki omavahel ära ja see, mis uue toru ja vahehülsi. Nüüd siin kokku sobitades selguski üks asi, mis pidi tegelikult ammu selguma. Ehk siis lõplik kasti väljundvõlli kõrgus, sest seda ma ei osanud mitte kuidagi enne täpselt paika panna, kui ma seda kandurit tegin. Nüüd aga, kui ma panin kardaani külge ja enne kui ma poldid siit kuibast läbi panin ja hakkasin teda koos kuiboga keerutama, siis selgus see, et kui alt oli flants ilusti vastas, siis ülemistel poldidel tekkis mingisugune 1-2 vahet sisse, mis tähendas siis seda, et kast istus natukene liiga kõrgel tagant. Nii et hetkel lahendasin ma ta selliselt, et ma langetasin kasti, panin kanduritele mõlemale poole 2 seibi vahele, sain sellega paika shimmida, nii et ilma poltideta mul ilusti kuibole mingit vahet ei tekkinud. See võib-olla ei olegi nii oluline nagu sõidumugavuse seisukohalt ja kõik ilmselt töötaks nii, nagu ta oli ka, aga kuibo eluiga pikeneb õige kokkujooksu puhul ikkagi tunduvalt. Käega keerutades nüüd kõik on ilusti paigas ja käib ideaalselt ringi, väga kergelt ja peaks veel ära mainima, et punased õõtsad on ikka jube kenad. Ma nüüd ei teagi, tegelikult on lõpukeevitus ja arvan, et sellesse videosse rohkem midagi mahutama ei hakka ka. Ja keevitatud ta tõepoolest sai ja läks ka kohe pärast seda autokardaani tasakaalustamisesse. Selgus, et mõlemad ristid olid suht suure lõtkuga, nii et needki vahetati välja. Ning hinna sisse kuulus ka mattmust värv, sest minu keevised on nüüd igatahes mustad. Laua peal on mul siin lahti võetud ka juba poolteljed. Rääkisin, et üks sisemine kumm oli katki, teine sisemine oli tegelikult ka kohe minemas ning see, mis oligi päriselt katki, sellel olid ka juba kahjustused näha. Ei tea, mitu aastat ta katki oli olnud. Ühe kuuli pesa tugevalt materjalist siit ilma jäänud, nii et nendele tellisin remontkomplektid ära. Välimisi hetkel ei vaheta, sest kummid on ideaalses seisus ja kogemus näitab, et kui kummid on korras, on ka seest kõik korras. Sellele tagumisele stabikale sai ka kuuma antud, need 2 painet välja tõmmatud ja 2 uut sisse tehtud. Nii et seegi on juba uuesti värvis. Kui nüüd tublisti video lõpuni vastu pidasid, siis on ka väike boonusülesanne. Hakkasin pagassis polstrit sisse sobitama ja vaatama, et kuidas pärast uut sillatala siin asjad sobivad. Tundub, et kõige mõistlikum lahendus on lihtsalt lõigata vaipadel tala kontuur välja ja jätta see osa siit kõik nähtavale, mis iseenesest on ju tegelikult suht cool ja racing. Aga miks ma üldse siin tegelikult praegu tegelesin, oli see, et oli vaja lahendada üks elektriprobleem. Nimelt aastaid tagasi, kui see auto ostetud sai ja tal mootor veits hädine oli, siis kogemata sai ära lühistatud kapoti all akust tulev toide. Kõik kaitsmed olid terved ja aru ei saa, miks ette kapoti alla vool ei jõua. Ja selgus, et nendel pillidel on selline asi, mida kutsutakse fusible linkiks, ehk siis aku pluss klemmi pealt tuli siit toide, mis läks selle fusible linki kaudu ja selle peene juhtmega mootoriruumi ning see põles maha. Ja see asi kõik oli isoleeritud juhtmestikku sisse, mis on väga huvitav lahendus, peaks mainima. Ühesõnaga, nüüd ma võtsin selle ära, panin 20 ruuduse kaabli asemele ja panin siia 2 kaitsmega jagajaploki. Seda nüüd siis selleks, et kui kunagi hakkan siia helivõimendit paigaldama, siis on mul kohe nüüd väljund olemas selle jaoks, et võimendi kuhugi siia tuua. Siit-sealt saab järjest ikka väiksemaid ülesandeid iga päevaga tehtud ja kõik kaugemad otsad just eriti, mis tähendab, et mul ei jäägi mitte midagi muud vist enam üle, kui peab tagasi liikuma mootoriruumi ja hakkama vaatama, tegema nimekirja, mis siit täpselt veel puudu on, mis ära tellida ja esimese käivituse ootuses ikkagi edasi liikuma. Seniks aga nägemist!